Teie ette esimest poolt tuleb lõpetama nüüd ja kohe Miikael Meemaa. Aitäh. Ma olen tähele pannud, et meie generatsioon on ju, mis on ülihea asi, mida öelda ruumis, kus osad on 15 aastat nooremad ja osad 15 vanemad. Aga meie generatsioon kutik, kes me kõik sama vanad oleme. Ma olen tähele pannud, me nagu kardame helistamist, on ju. Aga kogu aeg kuuled inimesed on mingi, oi perearstile võiks saada kirjutada ikka. Ma üldse ei taha helistada talle nagu. Boldi kohta ka, põhiline asi, mis ma kuulen Boldi nagu pluss küljena on see, et inimesed ütlevad, et see on nii hea, et enam helistama ei pea. Ja ma ei kujuta ette, mis traumad inimestel on nende kiisudega vanast ajast. Tere, Pingopanga takso, hei. Ma lähen pigem jala koju, hei. Ja ma mõelnud, et see on huvitav, et millest see tuleb, nagu miks me kardame helistada. Ja siis mõtlesin äkki sellest, et meil ei meeldi rääkida. Siis ma sain aru, meile ei meeldi kuulata. Sa oled järjest rohkem on tähelepanud, inimesed on hakanud saatma neid voice-klippe, heliklippe ja ma vihkan seda, see on kõige tüütum asi, kui sa võtad oma telefoni kätte, vaatad, sõnum, teed lahti, 50 sekundit. Hakkad ruumis ringi vaatama, ma lähen kõrval tuppa, siis okei. Pead kükitama oma telefoniga kuskil. Kõik on mingi, kas ta räägib kellegi, ei, ma ei tea, ta kuulab, ma ei tea, ta midagi kuulab seal nurk. Ja siis kui seal on mingit kasulikku informatsiooni, sa ei saa neid kerida ka, ehk kui sul oled kunagi hiljem midagi vaja, siis üks hetk ütles korteri numbri, ma lähen tagasi, mingi hetk tuli. Sest nagu need heliklipid, see on nagu põhimõtteliselt signaal, mis sa saadad, on see, et minu jaoks oli seda tohutult kergem saata ja ma tean, et sul on üliraske kuulata seda ja sellepärast ma valisin selle. Aga samas ma pean tunnistama, ma armastan voice-klippide saatmist, see on see dilemma, on ju. Sa vihkad nende saamist, aga neid on nii mõnus saata. Kunagi mustandit ei tee ega midagi, sa ei mõtle valmiski, sa pead lihtsalt käima ja oled üli palju pause ka, mingi Tead ära eelmist kuula isegi, see... Nüüd kui ma rääkima hakkasin, siis ma sain joonele, mis ma tegelikult öelda tahan, Ja osade tuttavatega meil on tekkinud selline telepaatiline arusaam juba, vaata, et kui heliklipp tuleb, siis sa tead, et see on tõenäoliselt mingi vihane asi. Sest kui sa oled vihane, su näpud ei jõua järgi. Nagu viha on kiirem, kui su näppude trükkimiskiirus. Positiivseid asju, neid võib kirjutada, vaata, palju õnne, 2 sõna pohhu, vaata. Vihane siis edub sisse karjuda. Ja endal hakkab nii kergem, vaata, karjud sisse, sa ei mäletagi, miks see vihane olid. Lendab minema kuskile ja teisel pool Eesti otsast keegi on, sõnum. Ja näiteks meil elukaaslasega on kindel taks, et kui tuleb voice-klipp, siis sa tead, et midagi on perses. Ja siis üks hommik ma mäletan, märksin üles ja esimese asjana võtad telefoni kätte, vaatan, sõnum on tulnud, tegin lahti, lihtsalt riba tuleb 5 minuti ja kohe neid mõõrun oma silmasid, kuidas juba perses on? Mina magasin. Mida ma tegin? Ja taustainfo on see, et sellel päeval mu elukaaslasel pidi olema sõbrannadega ühe sõbranna raseduspidu, mis ei ole päris sõna. Aga peaks olema. Raseduspidu, nagu ma olen aru saanud, see on see, kui üks sõbrannadest on rase, siis kõik lähevad tähistama seda ja tehakse mingeid rituaale. Tead küll, põletatakse beebipille, juuakse jobi, mingi... Päevade verega 5 nurk, kõik palvetavad taeva poole. Me kõik teame, raseduspidu väga levinud kontseptsioon. Kuigi see, mis tegelikult tehakse, minust palju õelam, mis tegelikult juhtub on see, et kõik lähevad selle raseda ümber ja hakkavad mimosasid jooma. Mis on nii õel, see on nagu see, et sina ei saa. Igatahes siis mu elukaaslasele, talle jäeti kõige tähtsam ülesanne, ta pidi koogi eest hoolitsema, mis tuleb välja, on väga tähtis ja oluline asi, koogid, need on nagu Tesla autod, sa pead mingi aasta ette bronnima. Ja probleem oli selles, et mu elukaaslane ei teadnud, palju koogid kaaluvad. Ja minust ei olnud abi. Sest ma mäletan veel, kui ta seda tellis, ta nagu nii meid on mingi 10 tükki, ma arvan, teeme 500 grammi, teeme.
ja need, kes naeravad, teavad, palju koogid kaaluvad. Sest ma olin kõrval, nagu kõlab loogiliselt. Paneme lukku. Sest mehena ma kaalun kõike tatras. Ma olen nagu 500 grammi tatar, 10 saab söönuks. Lähme sellega. Ja siis ta rääkis õigel päeval kohale sinna koogi kohta, vaatab leti peale mingid suured tordid, särki-värki, mõtleb, milline mulle on. Ja siis ta ütles oma nime ja talle anti leti alt mingi muffin põhimõtteliselt. Ja eestlastena me kunagi ei tunnista nagu eksimust, me oleme lihtsalt mingi aitäh, väga täpselt, mis ma tahtsin, te olete ületamatut tööd teinud, aitäh teile, tulen kindlasti uuesti. Ja siis kui uksest välja sai, siis hakkas mulle saatma endast väljas neid klippe, et issand jumal, kuhu ma lähen muffiniga, seal on 9 mäluspihvi, 1 on rase, mida ma teen? Ma vist kolin Eestist ära. Ja ma üritasin veits rahustada, ma ütlesin, et kõik on okei, vaata, et oma seda, et äkki ongi naljakas, lähed muffiniga kohale, lajatad laua peale, kõik on segaduses. Kas on ainult rasedale või? Ja siis võtad suure noa välja, hakkad tükikesteks tegema. Ja vaata, äkki söövad sind ära või midagi. Ja ta ikka ei rahunenud maha ja siis läksin juba mina endast välja. Ja siis ma lõin laba käega näkku teda, ütlesin, ära hüsteeritse, sina ei ole rase. Ei teinud, ma ei teeks midagi sellist, ma tegin midagi hullemat. Ma saatsin pöidla. Ma oleks pidanud lööma vist, ma ei tea, ma ise ka kahetsen. Aga jõulud on tulemas, me kõik teame, mis see tähendab. Jaanipäevaks tuleb plaane tegema hakata. Ja ma vaatasin Hollywoodi filme ja Hollywoodi filmidest alati tundub, et Ameerika laste jaoks on nagu jõululaupäev hommikust saati juba tore. Juba hommikul on kakao ja kingituste ootus ja mulle meeldib, et Eestis ei ole nii. Et kuidas Eesti laste jaoks algab jõululaupäev? Me läheme surnuaeda. Ja see on väga õige suhtumine minu arust. Nagu päev ei saa olla hommikust õhtuni tore. Kõigepealt alustame soolasega ja siis tuleb magus. Ja mis oleks soolasem kui pisarad? See on midagi väga ilusat. Ja sa saad õhtul kingid, aga kõigepealt vaatame, kes surnud on. Läheme... Tuletame selle meelde. Ja mulle meeldib see traditsioon, sest iga aasta mitte keegi ei mäleta, kuhu kes maetud on. Nagu iga aasta hakkab see kõige veidram geopeitus pihta. Ja nagu surnuaed, see ei ole nagu Ülemiste keskus, et see nagu laieneb ja muudetakse asukohtasid. Aga iga aasta kõik on mingi... Kus vanaema oli? Ta oli kuskil vanaisa lähedal või? Ma juba ootan seda aega, kus mingi noorim perepoeg saaks oma telo välja lükata, mingi surnuaia mäpsi käima panna. Mis ta nimi oli? Hüppame Bolti tõukside peale ja lähme. Aga mulle meeldib just see nagu suhtumine, vaata, et me peame nagu hea välja teenima. Nagu päev ei saa lihtsalt hea olla. Elu ei tööta nii. Ja see on nagu aastaringselt. Näiteks suvel ka, see on üks mu lemmiktegevusi. Suvel vaadata, kui pered lähevad kuskile välja sõidule. See algab alati ülivihaselt. Nagu sa kõnnid mingist majast mööda, kõik karjuvad. Sa oled nagu, mis... Kas nad lahutavad või? Ja siis keegi, ei, nad lähevad randa. Sa oled nagu, okei, aru saa. Kõik karjuvad ja sa tead, et see ei lähe paremaks, vaat isa on mingi roolis ka kettas terve saa, kuradi tee tööd, ja siis lapsed ei saa aru, miks kõik karjuvad, hakkavad nutma ja ära nuta! Ei nuta, raisk! Kohe hakkab lõbus. Me läheme lõbusasse kohta. Ja ma ei tea, see teeb alati mu südame nii soojaks, kui sa näed seda toimumas. Ei, see alati on see, et lapsed jäävad hiljaks ja midagi, sa kuuled vanemad karjuvad seal ees. Kevin! Kevin, kas sa saad välja? Kevin, kui sa kohe ei tule? Kevin, kui sa kohe ei tule, me läheme ilma sinuta maale.
mis on nii sitt bluff nagu. Te ei ole kunagi ilma temata läinud. Pluss te lähete maale, ta ei tahagi tulla. Kevin ongi pigem üksinda kodus. Inimesed, kes trennis ei käi, neil on alati väga huvitavad arusaamad trenni tegemisest. Nagu üks mu lemmikuid on need inimesed, kes on mingi, et ma ei taha jõusaali minna, ma ei taha nagu Arnold Schwarzenegger välja näha. Nagu kui heal arvamusel sa oled endast muidu? Kas arvad, et sa oled see üks inimene, kes läheb, teeb ühe korra ja lihtsalt nagu. Või kui tihti sind elus see tagasi hoiab, et sa ei hakka isegi proovima, äkki läheb liiga hästi. See on minu jaoks sama loogiline, kui sa küsiks töötu tüübi käest, et tööle oled mõelnud minna. Ja ma olen nagu kaalunud seda, aga ma ei ole kindel, et ma peaks vastu sellele pingele, mis on Äripäeva rikaste top 10 olemine. Ma ei hakka proovima. Ja mu teine lemmik on iga talv, kui sa üritad talvel trenni minna, siis alati keegi tuleb mingi, et mis sinna trenni hakkad minema üldse? Õues on lund ju. Lükka lund. Ja ma siinalt ei saa aru, kas need inimesed käivad suvel rannas ja vaatavad mingi Kreeka jumala kehaga tüüpi ja nagu, ta on vist kojamees. Sitaks lund lükka. Aga kuulge Tallinna, aitäh teile, nautige show'd.